Tere õhtust, head aastat kõigile. On alanud järjekordne kontsert Tapa kultuurikoja kontsertkinosaalis. Kontsert kannab pealkirja Kontsertkino, see on meil järjekorras 5. ja selliste kontsertitega me alustasime võib-olla aastal 2014. Päris täpselt ei mäletagi. Kontserti avaloona kõlas John Williamsi muusika Raiderite marss filmist Indiana Jones. Järgmisena mängime teile ühe tunnusmuusika ühest seriaalist. See on Midsommari mõrvad. See on humoorikas krimisari ühest maakonnast, kus on statistiliselt erakordselt palju mõrvajuhtumeid. Ja seda näidatakse vaatajatele üle 200 riigi maailmas. Saksamaal, Skandinaavias ja Baltimaades on see olnud top 3 vaadatumate sarjade seas. Ja siit saab järeldada, et inimesed armastavad hirmsaid surmasid, kosmaalilisi maastikku ja väikese huumoriga. Tunnusmuusika seriaalile Midsommari mõrvad. Jätkame John Williamsi muusikaga. John Williams on üks maailmas enim mängitud heliloojaid Arvo Pärdi kõrval. Aastal 1977 ilmus film, mille tegevus toimus kaua aega tagasi kauges galaktikas. George Lucase poolt loodud Star Wars ehk tähesõdade lugu räägib mässajate võitlusest galaktikas valitseva kurja impeeriumi vastu. Impeeriumi valitsevad imperaator Palpatine ja tema õpilased, üleni musta ja kogu nägu katvat kiivrit kandev kurjuse kehastus Darth Vader. Impeeriumi vastast vässu juhib isepäine, julge ja otsusekindel printsess Leia Organa. Teda aitavad noor Jedi rüütel Luke Skywalker ja hulljulge piloot Han Solo, kes on Leiasse kõrvuni armunud. Loo oluline osa on üleloomulik jõud, mis võimaldab selle vaatajatel tajuda asju enne, kui need juhtuvad. Liigutada objekte mõttejõul. Seda jõudu valdavad nii Darth Vader kui ka Luke Skywalker. Nii algavadki võitlus mitte ainult laserrelvade ja helendavate valgusmõõkadega, vaid ka üleloomulike jõududega, mida valdavad ainult valitud. Neid tekste on aidanud mul koostada inimesed, kes on neid filme näinud. Ma olen rohkem nagu muusikainimene ja sellepärast on minu lugude vahelised etteasted natukene ebaküpsemad kui see, kui ma sellega teie poole olen. Aga nüüd 2 lugu Star Warsist, Imperial March ja Princess Leia teema.
filmides eriti nagu pehmused ei ole, meil on sellised iseloomuga tegelased, neid tahetakse rohkem telekas näha. Ja järgmine film või muusika on superkangelastest ja neid superkangelasi on mitu ja nad tegutsevad jagatud universumis. Kes ei tea, mina sain täna teada, et jagatud universumi all mõeldakse seda, kui erinevad raamatu, koomiksi või filmikangelased tegutsevad samas maailmas. Ja isegi kui lugu neid otseselt kokku ei vii, siis on nad omavahel siiski seotud. Aastal 2012 ilmus esimene film Avengers ehk Tasujad. Nendes filmides ühendavad kurjade jõudude vastu oma jõud mitmed erinevad superkangelased. Näiteks Raudmees, Hulk, Thor, Kapten Ameerika ja paljud teised. Ja nad ühendavad oma jõud selle pärast, et mõned pahad tegelased on nii tugevad, et üksi nende vastu ei saa. Me kuuleme muusikat 3. tasujate filmist Avengers Endgame ehk Tasujad lõppmäng.
järgmine lugu ja selle muusika eriti tutvustamist ei vajagi. Aga olgu öeldud, et helilooja James Roy Horner võitis 1998. aastal Oscarite galal lausa 2 auhinda. Parima filmi laulu ja parima filmi muusika. Justkui laulja, muusika ja laul oleks erinevad asjad. Aga heliloojaks oli see haruldane õnnestumine. Samuti on selle filmi taustamuusika kogumiku möödud üle 30 miljoni eksemplari. Seega on see üks edukamaid peamiselt orkestrile kirjutatud filmimuusika soundtrack üldse. My Heart Will Go on filmi ainuke muusikapala, mida esitab lisaks orkestrile ka solist Celine Dion. Aga täna 3. jaanuaril oli Celine Dion juba kinni, aga meil on Taavet. Aasta on 1912. Ühte Inglise Härberisse jõuab teade Titanicu hukust. Granthami Graffi perekond elab luksuslikku ja muretut elu, kuid peres on probleem. Graff Robert Crowley'l on 3 tütart ja mitte ühtegi poega. Ainuke meestest pärija, Graffi nõbu, hukkus koos Titanicuga. Seetõttu algab vanima tütre Mary'le sobiva mehe otsimine. See ei ole lihtne ega kiire, kuid õnneks on järgmine pärija haritud, vaimukas ja üsna nägus.
mina kirjutan seda. Kui Downton Abbey ülemisel korrusel elavad aadlikud, siis alumisel korrusel elavad teenijad. 6 hooaja ja 3 filmi jooksul näeme, kuidas nende elud omavahel põimuvad. Tegelased peavad harjuma ka suurte muutustega. Majja tuleb elekter ja telefon. Naised saavad hääleõiguse ning hakkavad kandma pükse. Hoolimata raskustest liigub elu Downton Abbeys edasi. Nagu ütles legendaarne endine grafinna Violet, ära Lallandja, see on liiga keskklassiline. Te kuulete tunnusmuusikat sarjast Downton Abbey. Tagapool on ka kohti, kui te soovite natukene, kui läheb valjuks tagapool. Tuleb hoolitseda kuulajate tervise eest, sest see müra, muusika lihtsalt muusika on üsna vali siin esimeses reas, aga taga vist mõned kohad on. Aitäh, et tulite, aga meil peaaegu iga kontsert ei ole nii palju rahvast, aga lähme edasi kontsertiga. Kui sa juhtusid olema inimene, kelle elustiil on lubanud vaadata telerit pärast lõunal 90ndate aastate Eestis, siis võib-olla on su siiani meeles toonane telekava. Lõunapaiku näidati jaburaid reklaame tereturul, vastu õhtut algasid ladina seebikad, aga nendele vahele jäi, kui sul vedas üks tugev süst märulit. Teiste seas võisid nii näiteks ekraanil Robin Hoodilikult aidata vaeseid ja õnnetud inimesi Knight Rider või MacGyver. Vähem kohtas aga ansambleid ja eriti veel niivõrd probleemseid ja kaootilisi. Samas kõik töötas nagu hästi õlitatud masinas. Üks kaubik, 4 meest, loetlematul hulgal relvi, laskemoona ja plahvatusi, kuid mitte ühtegi surma.
Nad mõisteti süüdi kuriteos, mida nad ei sooritanud. Kui sul on probleem, kui keegi teine ei suuda aidata ja kui sa suudad nad üles leida, siis võib-olla saad sinagi palgata A-rühma. Üheksakümnendad oli tõesti tore aeg, eriti kui said peale kooli telekat vaadata. Me lähme edasi. Viimne reliikvia. Jõuame enne kontserti lõppu ka natukene Eesti muusikat mängida. Viimne reliikvia on seikluslik lugu, mida võib vaadata ka kui kaasaegset muinasjuttu. Filmis kujutatakse vastasseisu vabaduse ja võimu vahel ning näidatakse, et võim võib kergesti muutuda liiga kontrollivaks ja kaugeneda inimestest. Samas tuletab film meelde ka teadmiste ja hariduse väärtust ning seda, et igal inimesel võib olla võimalus oma elu muuta. Viimne reliikvia on lugu sellest, kuidas segastel aegadel otsitakse tõde, vabadust ja õigust ning kuidas inimesed teevad valikuid, mis määravad nende tulevikku. Kõlab laul ilma lauluta Põgene vaba laps filmist Viimne reliikvia ning Liivimaa parima ratsaniku rollis on Jürgen Rosenberg.
ei tea, kui pikk teie arvates üks kontsert võiks olla. Puhkpillimänge jaoks on alati, mida lühem, seda parem. Aga siis te ikka tahate liiga palju lisalugusid ja me peame ikkagi päris palju mängima. Kuidas tänane kontsert pikemaks teha? Teeme väikse viktoriini. Teeme ühe mängu. Mängu nimi on Kahoot. Ma loodan, et teil kõigil on nutitelefonid kaasas. Ja muidugi hääletu peal. Jaa, teeme ühe Kahooti, jah. Kes ei ole seda mänginud telefonist, peaks avanema see. Kas ma võin sinu eest mängida? Nii, me leidsimegi Kahooti. Teadaolevalt saab 40 inimest osaleda. Seega, kui te olete kontserdile tulnud sõbraga, siis te võite jagada. Kui olete kohusetundlikult telefoni maha jätnud, siis äkki sõber ei olnud nii kohusetundlik. Ja vist seda QR-koodi skaneerides või mänguga läbi veebiliitudest saab. Ma vaatan, kes töötab. Tundub, et saalis on rohkem inimesi kui orkestris. Kontsert on juba hästi läinud. Ma arvan, me võime alustada viktoriiniga. Jaa, alustame. Harrison Ford, ta mängib veel ühes filmis, mis on tänases kavas. Millises filmis ta mängib? Issi, ma tahaks ka. Issi, kas ta siia ei võidu? Tundub, et publik on telekat vaadanud. Maksid rai. Väga tubli, juhib Siim. Tubli Siim. Siim on tubli, Siimul oli Ma panin tere. Loomulikult on siis see Han Solo, kes oli piloot, salakuga vedaja, nagu öeldud, armunud printsess Leiasse. Jah, väga hästi. Lähme. Vaatame, kas on veel küsimusi. Edasi. Ja vaatame, kas avaneb järgmine küsimus. Ta tuli kõne peale. Keegi saadab südameid. Nii. Mitu mõrva on Midsommari mõrvadest toimunud kõikide episoodide peale kokku? Neid on kokku 140 episoodi. Kas 451, 388, ainult 220? Palun, ma teaks seda vastu. Ilmselgelt on tegemist oluliselt verisema sarjaga kui A-rühm. Aga mis siis on? Õige vastus on 388, mis on targad välja arvutanud, kes on seda sarja väga palju vaadanud. Aga mina arvasin ka, et võiks olla isegi rohkem. Jõuavad. Oli nii. Kasvab uus põlvkond peale. No nii. Aha. Rääkvere. Tundub, et sõprusorkester on palju telekat vaadanud. Jaa, kokku on 388 mõrva. See teeb kokku ainult ligikaudu 2,8 mõrva ühes osas, mis on minu meelest ka vähe. Minu meelest on neid seal tavaliselt umbes 5. Lähme edasi. See on nüüd üks Star Warsi tegelane. Miks tal on teist värvi mõõk? Kellelgi teisel ei olnud liila. Tehniline viga. Ja õige vastus on, et ta tahtis välja paista teiste seast.
paistab, et sõprusorkester Väekvere on langenud esiviisikust. Ja siis oli jah Samuel L. Jackson ja nagu Andreas mulle seletas, siis nad tahtsid, et kui ta pärast vaatab seda, et siis ta näeks, kus ta on ja siis ta näeb oma lilla mõõga järgi, et kus ta seal filmis oli. Jürgeni kohta käib sama. Kes nendest ei ole Avengersi seas? Kes veel seni ei ole seal olnud? Ja Batman. Issi, kas ma võin edasi ise teha? Spider-Maniga on nad vist kuskil, on isegi olnud koos. KJ juhib. KJ juhib. Aga jah, Spider-Man on ka Marvelis, nii et oma Marvelisi tegelesi nad võivad omavahel seal ükskõik kus korda ühendada, aga Batman on teine teema. Tahavad nagu meie. Miks sa sellele mõttele tuli? Et ta mõtles, tegi seda visiooni kuskil unes, aga tal oli lihtsalt väga suur klip sinna selle. Unes nägi ta Terminaatorit. Okei. Aga ta tõepoolest juhib meil siis ja ta tõesti tahtis, ta on selleks hetkeks juba käinud seal selle vraki juures all 33 korral ja ta tõesti tahtis seda uutas selleks see on arvestatud, millised oleksid naelades need kulud tänapäeval, kui sa iga aastat selle lossi ülalpidamine pluss kõik. Roheline või? Vanasti oli see rahaväärtus muidugi natuke teine, aga jah. Ei pannud ka ikka. 6,1 miljonit peaks iga aasta olema panna oma majapidamise peale. Et seal niimoodi elada. Nagu panna näiteks mõned need pulmapeod juurde, mis seal toimusid, siis koos nende juveelide ja riietega, siis see võib olla isegi kuni 8,3 miljonit. Kas mis siis aastas peaks kogu aeg panna olema. See on lihtne küsimus. Mida kartis PA? Mida? Tule siia. Paningi. Tule siia. Jaa, ta kartis lendamist. Ja juhib meil endiselt AP. Ja PA-ga oli jah niimoodi, et see jääb selgusetuks, et ta oli nagu väga tugeva siukse militaarse taustaga, kuidas ta nagu nii kaugele oli jõudnud, kui ta kogu aeg nagu helikopterisse astudes nagu ei suutnud üldse olla, aga see näitaja oli lätlanna, aga noh, jah, näiteks ungarlanna oli, pooleldi ungarlanna oli Karoliine. Liine, 'n õpelõng selles filmis näiteks, aga seal oli lätlanna. Aga jah, näiteks ungarlanna oli pooleldi ungarlanna oli Karoliine õpelõng selles filmis näiteks, aga seal oli lätlanna. Aga jah, näiteks Karoliine õpelõng selles filmis näiteks, aga seal oli lätlanna. Aga jah, näiteks ungarlanna oli pooleldi ungarlanna oli Karoliine õpelõng selles filmis näiteks, aga seal oli lätlanna.
loodan Eve Kivi vastas õigesti. Miks? Halbu asju omaga abel. See tore pilt asub Tartus. Jutt on tõusnud, aga Eve Kivi on tol olnud. Seal Lõvikuninga filmis kõlavad lõvi hääled, kuidas need saadi? See peaks ka ühtlasi olema viimane küsimus, et see otsustab. Õige vastus on, et need olid inimese hääled. Ja vaatame selle. Et ta siis päris lõvi hääled nagu ei olnud piisavalt head, tuleb välja. Et siis ta tegi neid. Nii, ja kes on võitja? Loodan, et teil oli lõbus. Loodan, et kõik küsimused ei olnud liiga lihtsad. Me saime natukene puhata ja saame enam-vähem viisaka kontserdipikkuse tänu sellele vahepealale täis. Jätkame animafilmiga. Igasugu veidrikest tegelased on lastekirjanduses väga populaarsed. Näiteks Klaabu, muna, kes on sündinud vihmapiisast, suudab muuta end milleks tahes ning on punaste jalgade, käte ja sarvedega. Samuti raamatu Väikevend ja Karlsson katuselt peategelane on sisse ehitatud mootoriga lennuvõimeline inimdroon. Selline kergelt probleemne ja sõbrustab noorte poistega. Naksitrollid liigituvad ka täpselt samasse veidrike klassi. On habemesse kasvanud hipi, ebastabiilse närvikava ja mässa ja vaimuga punkar ning karvane melanhoolne emo, kes kannab seljas naiste rõivaeset. Lisaks on nad kääbus kasvu ning vuravad ringi, tont teab kust pärit ja mis marki furgoonveokiga ning viivad väikelinnades läbi erinevaid sotsiaalprobleemidega seotud mahhinatsioone. Muide, naksitrallide furgoon on täpselt selline, mis ei läbinuks ühtegi tehnoülevaatust alates 1973. aastast. Keegi tea, kust see pärit on, mis marki see on, ega kas mootor töötab bensiiniga, fantaasiaga või sammalhabeme ohkimise jõul. Aga ta sõidab alati ja alati valesse kohta. Te kuulete orkestri seadet animafilmist Naksitrallid. Selle muusika on kirjutanud Sven Grünberg ning orkestri seade spetsiaalselt meile tänaseks kontserdiks on kirjutanud Mati Põdra.
et kontserdikavasid, filmimuusika kontserdikavasid koostades oleme püüdnud nagu katta üsna suurt spektrit, et oleme püüdnud pingutanud, et kavas oleks midagi multikat lastele ja et oleks ka midagi Eesti muusikast. Aga meie kontsert ongi jõudmas viimase looni. Lion King ehk Lõvikuningas. Selle loo peategelane on prints. Tema onu tapab kuninga ja võtab võimu enda kätte. Printsi külastab isa vaim, kes tuletab talle meelde, kes ta tegelikult on. Sõprade abiga tuleb tõde lõpuks välja. Alguses ei uskunud Disney stuudio, et seda filmi saadab edu. See oli pigem nende jaoks nagu kõrvalprojekt, kuid Lõvikuningas oli 1994. aasta edukaim film ja suurt rolli selles mängisid nii see lugu, muusika kui ka Aafrika mõjutused. Meie tänane muusika on 1994. aasta filmist, kuid te näete ekraanil natukene kaasaegsemat varianti, kus jooksevad nagu päris lõvid. Siin on isiklik kogemus ka. Kui ma esimest korda 30 aastat tagasi Kadrina Rahvamäes kinos käisin, siis see oli esimene film, mida näidati. Äge.
tänase kontserti tegid eriliseks paljud inimesed, kes seisavad minu selja taga. Te saite tulla kontserdile mööda punast vaipa, loodetavasti ka ühe digifoto endale mälestuseks. Saite kuulata kohmakalt ette loetud tekste, mille olid koostanud suure pühendumusega filme vaadanud inimesed. Loodan, et teil oli lõbus õhtu, aga selliseid kontserte ei saa teha igas kultuurikojas ja selliseid kontserte saab teha Tapo kultuurikojas, sest siin töötab raudsete närvidega inimene Arvo Silla. Kui te teda näha tahate, siis peate veel kauemaks jääma, ma arvan, et ta ei taha praegu alla tulla. Sest ma saan aru, et kontsert veel päris läbi ei ole. Meie lisalugu on seriaalist ENSV, kui kunagi veel näeme.
ütleksin siis lõpu aitäh Priidule. Loomulikult oma jätkuva seaduses. Ma jumaldan su vahetekste. Aitäh orkestrile. Teie tänu ma deponeerisin sinna kohvrisse. Ja aga eriline tänu ma ulatan seekord Indrekule. Sest et no, ma arvan, see kahuut jätkub meil kõigil kodus nendele nägudele nimed alla kirjutada. Kes hakkama saab, siis tooge see kultuurikotta. Me anname eripreemia. Aitäh. aitäh! Kas soovite koju minna? Teeme siis ühed nokksitrollid veel, vastu lõpetuseks.